Hei, ma mõtlesin, ma alustan vloogiga. Täna on kolmapäev ja Belli sünnipäev on 3 päeva pärast, õigemini Belli sünnipäevapidu on 3 päeva pärast. Seega ma mõtlesin, et räägiks veits juttu ja filmiks natuke, nii et sellest tuleb siuke Belli sünnipäeva ettevalmistused / lihtsalt tavaline vlog. Ma ei ole veel kindel. Meil on toas hetkel väga pala, seega ma võtsin endale sügavkülmast ühe jäätise. Ma ostsin mingi hetk poest Magnum Mini Euphoria jäätiseid. Sellised, ma loodan, et siit on nüüd näha. 6 tükki pakis, et on tegelikult täiega pisikesed, aga samas ongi piisavalt suur, et väike magusamps teha. Ma võtan endale siis selle jäätise ette. Vaadake, kui pisike. Ma ei tea, kas te saate siit aru, kui väike see on mu nagu käe kõrval või. Nii pisike jäätis. Ja me käisime eile Jannuga lõunakeskuses ja me ostsime H&M-ist igast stuffi. Et ma mõtlesin, ma näitan teile neid asju ka. Nii maitsev jäätis. Kaameraga on see halb jama, et ma saan kaamerat ainult kindlatesse kohtadesse panna, näiteks jaaknalauale. Ta on siukse pisikese statiiviga. Telefoniga oli see eelis, et ma sain seda telefoni nagu igale poole enam-vähem panna. Nagu sinna voodi ääre peale näiteks, kus ma vahepeal filmisin, aga kaamerat ma ei sinna mitte kuidagi panna. Nii et mu nurgad on veits piiratud, kui ma just käes ei hoia. Aga kui ma mingit pikka juttu räägin, siis mis ma ei viitsi käes hoida. Aga me ostsime Bellile 2 kleiti. Üks on siuke Elsa kleit. Ma võtsin selle 92 suurus, see oli viimane. Seal H&M-i lastosakonnas on mingid meeletud soodukad, nagu kogu kaup oli alla hinnatud. Seal ei olnudki nagu tavahinnaga kaupa üldse, vähemalt nagu selles suuruses, mis me Bellile asju ostsime, kõik oli soodukaga, absoluutselt kõik. Ja siis me võtsime ühe teise kleidi ka. Selle hind oli 4,99, punane silt on küljes. Tavahind oli 7,99 ja siuke täitsa tavaline sinine suvine kleit. Me võtsime selle 98-104 suuruses ja ma nüüd veits kahetsen, et me ei võtnud 192 suuruses, aga Janni ütles, et võtame suurema. Ma ütlesin, olgu, võtame siis suurema, sest see läheb talle ideaalselt selga. Nii et karta on, et see on suur. Siis ma ostsin endale terve hunniku alustusu, mida ma teile näitama ei hakka. Mul oli ammu aeg oma sahtlivarusid täiendada. Ja siis ma võtsin endale ühed sellised püksid. Need on tegelikult komplektis ühe topiga, aga seda toppi oli ainult M suurust ja M on mulle väike. Seega ma ostsin need püksid ära. Need on siis mingi H&M-i oma mingi Move. Nagu treeningriided siis XL suuruses imekombel, ma ei tea, oma arust XL ei ole, aga need on siuksed väga nagu ümber, nii et kui need jalga panna, siis sa nagu tunned, kuidas see nagu pigistab su kogu keha kokku, aga need olid täiega mugavad. Ma ei tea, kas te seda materjali siit muidugi näete. Hästi mõnusad. Ma nii väga tahtsin toppi ka, et me ilmselt lähme mingi hetk vaatame, kas kvartalis äkki on seda toppi õiges suuruses, ehk siis ma kardan ka, et kas L või XL on mul seda toppi vaja ja seda oli poes 3 tükki järgi ja kõik olid M suuruses. Nii et siuksed püksid ja ma hangin endale kindlasti topi ka, need püksid olid äkki 9,99, kui ma ei eksi. Ja top samasugune maksab, kui ma ka ei eksi, siis 15 eurot, nii et mul on väga seda toppi vaja. Ma põhiliselt nägingi mannekeni seljas oli see komplekt, kus tal olid püksid ja topp. Et ma korra isegi läksin mannekeni vaatama, et ega juhuslikult mannekenile L suurust pole selga pandud, et äkki ma saan müüjatelt paluda, et kas ma võin selle endale osta. Aga tal oli XS, nii et see ei aidanud mind mitte kuskile. Siis ma ostsin selle särgi. See on siuke, ma isegi ei oska öelda, mis materjal see on. Ta on siuke nagu sportlik materjal, siuke nagu veits libe. Samast materjalist, mis spordirinnahoideid tehakse sisuliselt, kui te teate, mis ma mõtlen. See peaks siis ametlikult olema mingi
jalgrattaga sõitmise topp äkki või, oli äkki jalgrattaga sõitmise jaoks, aga mulle meeldis ta lihtsalt niisama kas või toas kandmiseks, jooksmiseks, mis iganes. Ma ei arva, et seda võiks ainult jalgrattasõidu ajal kasutada ja ma sellele särgile sain matchivad püksid. Ma olen väga laisk ja ma tõusen lihtsalt püssi ja ma näitan siin samas. Siuksed valged püksid. Mul on tume aluspesusega, see paistab läbi. Taga on siuke tasku, kuhu saab siis, ma ei tea mida pista, aga siuke tasku siin on. Nad ei ole pikad, pigem lühikesed. Nende hindasid absoluutselt ei mäleta. Ja kui ma üritasin e-poest neid osta, siis e-poes olid välja müüdud. Ei tea, ma mõtlesin, ma ostan ühe seti veel, sest see on nii mugav. Ma mõtlesin, kui mul ühed on mustad, siis ma saan teisi kanda, aga e-poes oli valge otsas. Järgmine valik oli äkki mingi tume hall, aga tume halli ma ei tahtnud. Nii et ma pean leppima ühe setiga, sest jällegi rohkem suuruseid ei olnud koha peal üldse saadaval. Kõik on suht ära ostetud. Mingid M ja S värke on saadaval, aga just suured suurused on kõik otsas. Et ma ei tea, kas suurused on lihtsalt valed või on suuri inimesi rohkem neid riideid ostmas, aga kõik kellid olid otsas sisuliselt. Räägime hetkeks Peili sünnipäeva plaanidest siis ka, või ettevalmistustest nii-öelda. Me otsustasime, et me teeme see aasta siis sisuliselt sarnases kontseptsioonis, nagu me eelmine aasta tegime. Ehk et me teeme Peili sünnipäeva Tallinnas Jannu vanemate juures, sest neil on suur aed ja sinna mahuvad kõik sugulased ära, nii minu poolt kui Jannu poolt. Jannul on ekstra palju sugulasi, nii et meid tuleb sinna 50-60 kanti. See aasta me kutsusime mõned nii-öelda minu sõbrannad / Peili sõbrannad, ehk siis minu sõbrannad ja nende lapsed kutsusime ka. Hästi paljud kahjuks ei saa tulla, aga ei ole hullu. Peili sünnipäevaks kusjuures lubab vihma, nii et selle osas on nagu veits pahasti. Praegu on olnud pikalt mega ilusad ilmad. Kogu aeg on mingi 25, 26, 27 kraadi. Juba viimased, ma ei tea, maikuust alates. Ja siiamaani on, vahest tuleb harva vihma, on ju. Ja siis see üks päev, kus meil on vaja, et oleks ilus ilm. Lubab vihma ja 15 kraadi. Nagu come on, üks päev me tahtsime sooja. Savi, kui kõik teised päevad oleks sadanud ja siis see üks päev, mis meil on vaja, et oleks ilus ilm. Lubab vihma. Juba väga pikalt lubab vihma ja ma iga päev jälgin pingsalt seda ilmateadet, et äkki muutub. Sellepärast, et esiteks meil on aiapidu, on ju. Me kõik peame arvestama sellega, et kui vihma tuleb, siis vihma tuleb, on ju. Nii et me hetkel veits kaalume ka seda, et tellida nüüd kiirelt mingisugune siuke suurem nagu katusealune, need telgid valged, mis on saab rentida siis, aga noh, samas kui me rendime ja ikkagi ei tule vihma, siis me raiskame lihtsalt nagu väga suures koguses raha mitte millegi jaoks. Teiseks, meil on päris palju lapsi, seega me otsustasime kõik ühiselt, et me rendime batuudi. Meil on siis juba nii-öelda tellitud, renditud batuut, aga kui sajab vihma, siis batuuti ei tohi üles panna. Me saame küll batuudi tühistada päev enne, kui on nagu siis halb ilm, et neil on nagu see tingimus ka, et vihma ja halva ilma korral ei tohi üldse batuuti kasutada, see ei tohi märjaks saada, mis iganes. Seega nagu selle poole pealt ei ole nagu midagi hullu, me saame tühistada, meil ei lähe mingit raha kaduma, kuigi batuut ei olnud üldse kallis, ausalt öeldes, või oleneb kust otsida. See batuut, mis ma siis lõpuks surfasin, maksab äkki 70 eurot oli ööpäev. See lehekülg, kust ma siis võtsin. Aga kõik ülejäänud kohtades oli batuudi rent mingi 250 eurot päev. Et miks nagu nii kallis ja miks üks koht siis nii odavalt rendib, et ma ei tea. Aga me saame selle tehniliselt tühistada, aga nii palju toredam oleks, kui lastel oleks seal ju batuut. Ma nagu nii väga kujutan ette, kui õnnelikud need kõik lapsed seal oleksid, kui neil oleks nagu see suur täispuhutav batuut. See oli mingi 5 meetrine äkki. Ja mänguväljak on meil seal ka. Mänguväljakud EU lehelt. Ja seal saab vihmaga ka mängida, aga kui tore see sünnipäev on, kui lapsed on mingites vihmariietes ja kummikutes ja muud asjad.
noh, jah, vaieldav, eks. Ja söögid on meil nüüd ka tellitud, me tellisime Selverist, nagu eelmine aasta Selveri peolauast. Ja koogi tellisin ka samast kohast, kus eelmine aasta, ehk siis Instagramis Maias Merilin. Tellisime eelmine aasta tema käest ja see aasta ma tellin ka. See aasta meil tuleb 2 eri kooki, üks tuleb Peilile, Pepaga, ja teine tuleb siis meestele, sest me peame samal sünnipäeval ka 3 mehe sünnipäevasid. Jannu isa ja Jannu vanaisa. Neil kõigil on nagu paarinädalaste vahedega sünnipäevad, seegi me otsustasime, et me peame siis salameeste sünnipäeva ka seal peol, et kui kõik sugulased niikuinii juba kokku tulevad. Ja kuna Peilil tuleb Pepa kook, sest ta on hull Pepa fänn, siis me mõtlesime, et me teemegi see aasta nagu siukse nagu Pepa sünnipäeva peo. Nii et ma otsisin igalt poolt Pepa taldrikuid, Pepa topse, Pepa salfakaid, et oleks nagu võimalikult palju seda Pepa teemat nagu sees. Nii et ma leidsin lõpuks kõige odavamad taldrikud ja salfakad Prismast. Igalt poolt veebilehtedelt oli nagu kallim tellida. Kaup24 oli siis kõige odavam, aga Prismas oli veel nõks odavam. Ja siis ma läksin järgmine päev Pepkosse ja Pepkos olid veel odavamad. Muidugi seal oli taldrikuid ainult 2 pakki ja meil on vaja taldrikuid vähemalt 7 pakki, sest meid on nii palju. Ja ma ei oleks Pepkost niikuinii taldrikuid saanud, aga õnneks ma ei ostnud Prismast topse ja ma sain Pepkost topsid nagu mingi megasootsa hinnaga. Nagu mingi üliodavalt, äkki oligi €8 topsi eest. Igal pool mujal oli nagu mingi 3 eurot 8 topsi eest, seega ma säästin sealt meeletult. Ja salfakaid võtsin ka Pepkost paar pakki, aga jällegi seal oli ainult paar tükki, nii et hea, et ma ostsin Prismast nagu suure hunniku ära. Ja mis meil veel on nüüd puudu, on Lindisain saatis meile koogi, topperi ja seinakaunistuse Pepa teemalise. Ma juba nägin pilti. Täna Lõunakeskusesse lähme siis järgi ja oh my god, kui ilusad need välja näevad. Ta tegi ka Pepa teemalise siuke tähekem taga. Me ei jõua oodata, et teile seda ka näidata. Ma arvan, et Peili on selle üle mega õnnelik ja seina peale läheb siis ka siuke nagu see silt, et Peili 2 ja siis ka siuke roosa ja Pepa tegelased on siis seal peal. Me vahepeal kaalusime seda ka, et me ostame Pepa laualinad, aga siis ma mõtlesin, et too much, et meil on seda Pepat nagu igal pool nõudes ja seina peal ja koogi peal. Et võtame lihtsalt tavalised valged laudlinad, et ei ole mõtet. Rahaliselt oli ka nagu, noh, kui see Pepa laudlina maksis mingi 7 eurot äkki, siis need tavalised valged ühekordsed laualinnad Pepkost olid mingi paar eurot äkki. Et me võtsime lihtsalt sealt hulgi. Ja rohkem vist ei olegi midagi sünnipäeva ettevalmistuste kohta otseselt rääkida. Nüüd tuleb lihtsalt loota, et vihma ei tule. Et ma ei tea, Selver ei unusta meile toitu tuua, et midagi metsa ei lähe. Et keegi mingi väga haigeks ei jääks, et meie ise haigeks ei jääks. Aga põhiliselt me lihtsalt iga päev hoiame käsi koos ja loodame, et seda vihma nagu jääks vähemaks. Ei tea, iga päev jälgin seda ilmateadet edasi ja me lihtsalt loodame parimat. Me oleme reaalselt nii palju kodust ka ära olnud, meil on kodu täiesti segamini, meil on kõik täiega sassis, meil on nii palju musti pesusid, meil on kõik pillapalla, sest me oleme nii vähe kodus olnud ja kui me oleme kodus, siis me oleme enamuse ajast õues, mis tähendab, et me oleme toas ainult see aeg sisuliselt, kui me sööme või kui me magame. Et mul lihtsalt ei ole olnud aega koristada, kui me kogu aeg õues oleme, nii et täna õhtul on Jannul ka vaba, sest et tal on muidu kogu aeg eksamid olnud ja tal on homme esimene siis nagu vaba päev korraks, üks ja ainus. Ja et me täna ja homme lihtsalt nagu koristame, sest muidu me lihtsalt ei jõua. Me rändame kogu aeg nii palju ringi. Et ma hakkan praegu vaikselt ilmselt sellega ka tegelema, sest et silmadel on juba valus vaadata seda, kuidas meil igal pool asjad on. Ja me just tegelikult tulime ka paar päeva tagasi Tallinnast, nii et me isegi ei paki oma asju lahti, sest me lähme kohe tagasi. Nii et me peame oma kohvrid ja asjad ka kuskile tõstma, mida me lahti ei paki, sest muidu mul lihtsalt läheb sassi ja siis ma pakin lahti ja pakin uuesti kokku ja asi läheb liiga segaseks. Nii et ma söön ühe jäätise veel, see on nii maitsev jäätis. Ja siis ma panen endale seriaali
mu lemmikseriaal on reaalselt lennuõnnetuste uurimine ja see tuleb muidu seal National Geographicust. Ka meil ei ole ju digiboksi, seega ma pole seda miljon aastat näinud ja ma avastasin, et see on Disney Plussi tulnud. Seega ma lihtsalt binge'in lennuõnnetuste uurimist Disney Plussist ja ma panen endale selle käima ja ma hakkan kuskilt pihta. Siin peab lihtsalt kuskilt nurgast alustama. Jarno jõudis koju ja ta võttis lindisaini paki. Mulle juba nii meeldib, kuidas see kõik pakendatud on. Ma olen Peili toas peidus, et Peili ei näeks, mis siin sees on. Sest et ta muidu tahab neid kohe kätte saada ja kui ma talle kätte annan, siis need ei pea seda sünnipäeva vastu. Vaadake, kui armsasti ta pakkinud on kõik asjad. See on siuke nunnu roosa see... Look at this. Mul on siin taas valgus väga imelik, mul tuleb valgus rõdult. Kas te näete? Juba kommikesi on ka kohe kaasas. Oh my god, siin on see seina asi. Wow. Näitan talle kõigepealt seda Peppa pilti. Kahel pool on siis siuksed nagu 3D nagu pildid. Et nad on nagu veits eemal. Oh my god, see on nii armas. Vaadake. Kahel pool on siis Peppa. Siin on Peili. Siin on siis 2. Ja siis on veel üks Peppa pilt. Nii armas. Oh my god. Hõbedased tähed, mis on nii ilusad. Ma ei oleks kunagi uskunud, et see päriselt nii ilus välja näeb. Ja siis teine koogitopper. Oh my god, vaadake seda. Ma pean selle välja võtma, sest muidu teine. Wow, oh my god. Vaadake seda. Kui ilus. Siin on mingisugused litrikesed sees. See on siuke hästi paks, mitmedimensiooniline Peili nimi. Appi kui ilus. Ja siis all on 2 seda, et nagu oleks paremini toestatud ilmselt, kuna see on tähekese kujuga. Kui ma ei eksi, siis selle number 2 saab siit, praegu ei muidugi teibi külge, aga number 2 saab siit pärast ära võtta ja seda saab tulevikus kasutada siis nagu niisama. Et nagu need, et kui järgmine aasta tahame ka kasutada lihtsalt ilma number 2-ta, siis me saame seda sama kasutada, mis on täiega tore. Näitan siis siit poolt ka nii, et ma ise ei ole ees, sest nii on ilmselt paremini näha. Kogu pere on siin peal. Vaadake siin taga nagu jooksevad need litrid igal pool ringi. Issand, kui lahe, et siukseid asju tehakse. Ja siis siin on Peppa pere siin ka ja siis Peili 2. Nagu see sädelus ja kõik, see on nii super, nii ilus. Lindisain siis saatis meile koostöö raames. Lindisain teeb igast erinevaid asju, koogitoppereid, igast bännereid, neid beebipostreid. Mul on ka 2 tükki, Luna ja Peili omad, mul on teisi veel 2, ühesõnaga igast rahakassasid ja muid asju, ta teeb hästi palju erinevaid asju. Tere hommikust on sosistama, sest Peili veel magab. Kell on siuke 8:50 ja 2 päeva hiljem, siis viimasest korrast, kui te mind nägite. Ja praegu me siis suundume Peiliga Tallinnasse. Meil läheb tunni aja pärast väljub buss ja siis 10:20 midagi läheb rong. Nii et ma ärkasin täna veidi parem, et teha meile hommikusöök kaasa, sest Peili ärkab nii hilja, et ta ilmselt ärkab. Ja siis me kohe väljume, et me ei jõua nagu kodus süüa. Nii et ma teen talle neid munasaiasid kaasa, sest need ma saan lõigata karpi. Ehk see on siuke hommikusöök, mille ma saan kaasa võtta. Ismussi neile poest apelsini, 2 õuna, 1 pirni, paki mustikaid ja siis oligi kõik. Et ma lõikan neid meile ka kaasa või need mustikad ma lõika, et me saame siis tee peal nagu neid puuvilju süüa
kui tal peaks mingi snäkkimise töö tulema, sest ta on viimasel ajal nii nagu pirtsakas selle üle, mida ta sööb, et isegi nagu mingid valmis snäkid, mingid jogurtituubid, mingid siuksed asjad nagu ei lähe talle peale. Nii et puuviljad on selles suhtes nagu kindla peale minek. Ma tean, et ta sööb õuna, ma tean, et ta sööb pirni, ma tean, et ta sööb mustikaid. Nii et what could go wrong? Ja ma hakkan nüüd kiiresti tegutsema ja joon oma kohvijoogi ära. Honestly, I need it. Ma sain eile, te ei kujuta ette, mis kell magama, või kes meid Instagramis jälgib. Te teate, mis kell ma eile magama läksin. Ma läksin magama kell 4. Jah, kell 4 hommikul, sest ma pakkisin asju. Me jääme Peiliga nädalaks ajaks Tallinnasse. Nii et meil on seekord rohkem asju, kuna lubab ainult mingi 15 kraadiga, et ma pidin paksud riided välja otsima. Meil on perearsti aeg siis Peilil 2 aasta kontroll, sellepärast me jääme siis kauemaks. Me oleme jõudnud omadega Tallinnasse, mul läks hommikul mega kiireks. Kaameral sai imekombel aku tühjaks, kuigi ma olin selle enne täis laadinud, seega ma ei tea, mis värk sellega on. Igal juhul ma filmin nüüd lõpu telefoniga. Räägime juttu. Kas sina rääkida juttu? No nii, räägitud või? Räägitud. Homme on siis Peili sünnipäevapidu. Meil on homme täiega igast asju vaja teha. Käia järgi batuudil, koogil. Loota, et kõik toidud jõuavad õigeks ajaks. Meil on mänguväljak lõpuni kokku panna. Vaadata, kuidas meil kõik kaunistused asjad, kuidas kõik lauad, toolid, värgid mahuvad. Nii et sellest tuleb eraldi video. Ma ei tea, kui palju ma jõuan filmida homme nagu kogu seda sünnipäeva ennast, sest esiteks ma ei taha inimesi peale jätta, sest et kõigil ei ole mugav, kõik ei taha olla nii-öelda interneti avarustusega. Ma hullult austan kõigi privaatsust, üritan isegi tänaval kõndivaid inimesi, kui ma peaksin õuest filmima, mitte peale jätta, sest et ma ise ei tunneks ennast hästi, kui keegi niimoodi teeks, seega ma üritan ka nii teha. Ehk et ma saan filmida nii kaua, kuni kedagi külalisi ei ole. Meil on pidu alles õhtul, seega Peili lõunaune ajal teeme me ilmselt suurema osa nagu ettevalmistusi ära, mis meil õues on. Palun ära viska münt oma voodisse, kallis. Nii et seda ma siis üritan teile filmida. Nii et sellest tuleb siis eraldi video. Nii et näeme juba varsti. Tšau!